Tänane kolmas küsimus samuti peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Martin Helme ja teemaks on Eesti välis- ja julgeolekupoliitilised eskapaadid. Martin Helme, palun! Aitäh! No me oleme väga palju kuulnud loosungit, et meie olemegi NATO, eks. Eesti ongi NATO, kõik on õige, oleme NATO liikmesriik. Nüüd on meil seoses Gröönimaaga tekkinud olukord, kus tuleb üle täpsustada, et milline NATO me siis oleme. Meile on räägitud, et Taani esitas Eestile kutse, et Eesti saadaks ka sõdureid Taani, et kuidagi kaitsta, Gröönimaale siis Taani kutsel, et kuidagi kaitsta Gröönimaad ameeriklaste eest või ameeriklaste vastu, et kui nüüd Ameerikast tuleb kutse Pentagonist ka saata ameeriklastele appi Eesti sõdureid, et Gröönimaa julgeolekut venelaste vastu tagada, et kas me siis vastame mõlemale kutsele ja kellele me anname siis missugused suunised. Ja kui üks meie sõdur on Taani poolel, teine on USA poolel, siis kes esimesena tulistada tohib. Et te ju saate isegi aru, et see on absurdne olukord, kui me niimoodi ennast sinna kahe vahele paneme. Nüüd, et mul küsimus, et kumb NATO me oleme. Aga tegelikult ma tahaksin natuke tõsisemalt edasi minna, et meil tundub, et ei ole valitsuse tasemel vähemalt seda arusaamist, et Gröönimaa küsimus ei ole mitte vastasseis USA ja Taani vahel, vaid see on vastasseis USA ja Venemaa selja taga oleva Hiina vahel. Ja minu meelest on küll täiesti üheselt näha praegu, et Eesti valitsuse ametnikud ja Eesti siis valitseva partei ametnikud, Paetid, Mihkelsonid, Ligid, Tsahknad, täiesti selgelt positsioneerivad ennast Ameerika vastu. Ja see tähendab, et täiesti selgelt positsioneeritakse ennast Venemaa arktilise laienemise ambitsiooni poolt. Et mida te kavatsete ette võtta selleks, et Eestist ei läheks välja Ameerikasse see sõnum, et me siin nii-öelda läheme Gröönimaad kaitsma ameeriklaste vastu, sellega sisuliselt ennast venelaste poolele asjatades, ja mida te kavatsete ette võtta oma parteikaaslastega, kes sellist pläusti suust välja ajavad? Aitäh! Aitäh! Ütleme nii, et meie vist lepimatu ürimeelsus on juba selge, et välisjulgeolekupoliitilised eskapaadid. Aitäh selle luulelise küsimuse eest kõigepealt. Teiseks võin kinnitada, et NATO liitlaste õppused Arktikas on täiesti tavapärased, et näiteks Ühendkuningriigiga JEF ehk seesama ühendekspeditsiooniväega tegevuspiirkond on Läänemere regioon, Kaug-Põhi Arktika ja näiteks JEF-i 26. aasta kõige suurim õppus Lion Protector maist juunini, samuti Põhja-Atlandi regioonis. Milline meie panus seal on täpselt, see sõltub iga õppuse konfiguratsioonist. Teiseks kindlasti tasub võib-olla juhtida tähelepanu ja ütleme nii, et võib-olla see oli lihtsalt lipsatus, aga üldiste õppustel liitlased üksteise pihta päris teravamoonaga ikkagi tuld ei anna loodetavasti, et lihtsalt harimiseks, et sellist asja ei tee, sest üldiselt siis neid õppusi jääks järjest kiiremini vähemaks. Nüüd tulles selle pildi juurde, et ma saan aru, et EKRE maailmamudelis ja teie sellises nagu väga konservatiivses maailmamudelis, mida tunnistan, te olete suutnud edukalt ka Isamaale peale suruda, et ma näen, et nad üritavad seda järgida, et selles sellises ülikonservatiivses maailmamudelis justkui jõud on ainus, mis loeb ja väärtusi poleks. Et mina ei ole sellega nõus ja ma arvan, et väärtuspõhine poliitika, eriti väiksel riigil, Eestil kindlasti on omal kohal. Ja kui vaadata erinevaid väljaütlemisi, ükskõik kellele te viitate, Urmas Paetile, Marko Mihkelsonile, välisministrile, ükskõik kellele, väärtuspõhine poliitika väike riigi puhul on omal kohal. Ja see tähendab seda, et territooriumi jõuga äravõtmist ei tunnustame ei Gröönimaa puhul, ei Ukraina puhul ega kellegi muu puhul. Et oleks klaar. Me oleme sellega välja öelnud. Ja NATO minu hinnangul, ma saan aru loomulikult, et paljudele, eriti NATO vastastele, Euroopa Liidu vastastele meeldiks kuulutada NATO-t, et ta ei toimi. Praktikas siiski NATO toimib paremini, kui enamus seda tajub, et samal ajal, kui meie siin soojastoas oleme ja arutame selliste maailmavaateliste küsimuste üle, on merel laevad, mis valvavad meie kriitilist taristut. Kui õhuruumi peaks tulema, venelaste lennukid lähevad, rotatsioonis olevad NATO lennukid vastu, eskordivad nad välja. Nii et see süsteem toimib kenasti, NATO toimib ja ma arvan, et NATO liitlaste vahelised küsimused tuleks ka liitlaste vahel lahendada. Nii me ei pakuks rõõmu meie vaenlastele näiteks Venemaal.
mis on klaar, me teame, kes meie vaenlane on. Nii et jah, seetõttu ma ütleme nii, et selle teie sellise, kuidas ma ütlen, et senise väärtuspõhise maailmakorra või maailma lõppu kuulutamist, seda rõõmu sellest ei mõista. Minu arvates eriti väikeriigi parlamendi ja rahva esindajana peaksite te hoolitsema selle eest, et väärtuspõhine ja reeglitepõhine maailm püsiks. See on eesmärk. Aitäh! Aitäh! Martin Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja minu küsimus oligi, et millised väärtused siis, et Mette Frederikson, Taani peaminister ütles, et kui ei lahene Gröönimaa vaidlus nii, nagu neile meeldib, siis NATO on surnud. Kanada peaminister Carney ütles eile Davosis teie kurvastuseks, et senine maailmakord ongi lõppenud. Et nüüd mul ongi küsimus, et millised väärtused? Te ütlesite, et see on meil kõigile klaar, et Venemaa on meie põhilisvaenlane. Meile siin on kõigile klaar, aga Macron saadab välja sõnumi, et tema teeb G7 koosoleku koos venelastega. Kui vaja, ilma ameeriklasteta, aga koos venelastega. Et siis ikkagi ameeriklastele koht kätte näidata. Mis puudutab siis sellesse, et me läheme õppustele koos, meist 80 korda suurem Saksamaa ei lähe sinna õppustele. Sellepärast, et nemad on aru saanud, meist palju suuremana on aru saanud, et kui toimub suurte jõukeskuste omavaheline võitlus, Venemaa, Hiina, Ameerika võitlus Arktika pärast, siis toppida ennast sellesse positsiooni, kus sa pead olema Taani ja Ameerika vahel valima, see on rumalus. Meie valitsus hiilgab rumalusega. Meie topime ennast igale poole. Impeerium Eesti näitab kõigile, kuidas tuleb elada. Ma küsingi nüüd, et kui Macron on öelnud ja Euroopa Komisjonis käivad jutud, et venelastega tuleb laua taha istuda ja ainus, keda sinna laua taha ei taha lasta Venemastega läbi rääkima keegi, seal on Kaja Kallas, sest ta on täielikult läbi kukkunud oma ametis, otsitakse paremat inimest ja põhjus on ju väga selge, sellepärast, et otsitakse sellist inimest, kes hakkab päriselt sõbralikult läbi rääkima. Seda ütleb Macron ka meile välja. Et ma küsin siis seda, et milline lapsesuu teie siis, ma ei tea, äkki alkohoolika akadeemik, kes teil välisministri koha pealt palka saab või mõni teie parteikaaslane või äkki mõni suursaadik, siis ütleb lapsesuuga välja selle, mida Macron praegu ütles, et me peame hakkama venelastega sõpsi panema selle jaoks, et ameeriklaste vastu saada, sest see on see praegu, millega tegelevad meie väärtuspõhised lääneliitlased Euroopas. Nojah, vahel on siuke tunne, nagu tuled see infotundi ja keegi loeb midagi ette ja siis tahaks nagu öelda, nagu koolis öeldakse anekdoodis, et koer vist sõi kodutöö ära, et te olete ikkagi sellest Mark Carney jutust täiesti valesti aru saanud. Ütlen ausalt, tammuses liberaal, et pidage vastu. Ja tema ettekujutus ja kirjeldus sellest, mis minu meelest oli suurepärane kõne, kõigil tasub seda vaadata ja lugeda, oli ikkagi kirjeldada seda, mismoodi see maailm välja näeb ja kuidas keskmised riigid väärtuspõhiselt peavadki omavahel koostööd tegema nende riikide vastu, kelle puhul on jõud asendab väärtusi. Ja see on väga mõistlik. Nüüd see teie ettekujutus, ma ei saanud hästi aru sellest küsimusest, et kas pakkusite ennast Kaja Kallase asemele Venemaaga sõbralikult läbi rääkima, seegi jäi mulle veidi ähmaseks, aga ma ei saa aru, millest see vaimustus tuleb, et me peaksime justkui otsima nii-öelda vahetegemist nende liitlaste vahel, kes meil on. Ameerika Ühendriigid on osa Eesti julgeoleku tagamisest. Me teeme koostööd, aga ütleme nii, et Euroopa kindlasti kaitseb ka oma majandushuve ja väärtusi. Ja me ei anna kindlasti ära oma territooriumi. Kui tuleb debatt, neljapäeval ma lähen erakorralisele ülemkogule Brüsselisse, me arutame läbi, millised on võimalikud majanduslikud vastusammud. Aga mina seda kõike öeldes loodan, et meil on võimalik need küsimused lahendada liitlaste vahel dialoogis. Sest kui me vaatame maailma ajalugu, siis maailma ajalugu on ikkagi selline, kus Ameerika Ühendriigid, Euroopa koos olles suudavad tagada reeglitepärase maailma. Hoida eemal võimult igasugused diktaatorid, türannid, viimati viidi ära Venezuelast üks kommunistlik diktaator, keda keegi siinkandis taga nutma ei jää. Sõltub, mis seal edasi saab. Nii et mina siiski arvan, et väärtuspõhisus on väga oluline. Ma arvan, et koostöö Põhjala-Balti regioonis, Euroopa tugevatega, muuhulgas ka Kanadaga on väga oluline meie jaoks. Liitlassuhted transatlantiliselt on meie huvides, et püsiks tugevana ja et Ameerika tegelikult hoolimata sellest, kes iganes administratsioonis, püsiks ka meie liitlasena. Nii et selle nimel tuleb tööd teha, mitte rõõmustada selle üle ja öelda, et nüüd oleks aeg visata kõik oma aated prügikasti, nagu see teie kõrval istuv mees ütles, et polegi tähtis, mis värvi lips ja pika serma lehvib, peaasi, et me siin saame toimetada. Et mina arvan, et väärtused siiski loevad ka. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Mart Helme, palun.
No teile ei anna ikka rahu, et Pikas Hermannis ei lehvi Ukraina lipp või Vikerkaare lipp. Teil on kogu aeg ikka sellega mingi valu, selle Pika Hermanni lipuga. Meie tahame, et seal on sinimustvalge ja me tegime vastava seaduseelnõu, mis teie erakonna fraktsiooni poolt tagasi lükati siin. Nii et me selle lipu küsimuses ilmselt ei ole ühel meelel. Meie tahame sinimustvalget, teie tahate Vikerkaare lippu. Ja tulleski väärtuste juurde. Ameerika praegune administratsioon on selgelt öelnud nii J.D. Vance'i suu läbi kui ka Marco Rubio suu läbi kui ka Trumpi suu läbi. Euroopa ei jaga Ameerika väärtusi ja Ameerika ei jaga neid liberaalseid läbuväärtusi, mida kultiveerib Euroopa. Nii et meil ei ole ühiseid väärtusi praegu. Ja selles ongi tegelikult see dilemma Eesti valitsusele, Eesti riigile, Eesti rahvale. Kellega me koos oleme? Kas Macroniga, kelle kohta Trump ütles just äsja, et Macroni varsti enam ei ole ja tema arvamus ei ole oluline. See on irrelevantne. Ja ta on põhimõtteliselt öelnud seda ka Euroopa Komisjoni kohta, et sellega ei ole võimalik koostööd teha ja selle arvamus ei mõjuta Ameerika Ühendriikide poliitilisi samme. Nii et kellega me oleme? Kas me oleme selle väikeste päkapikkude kambaga ja mõnitame ja sõimame Donald Trumpi? Või me siiski arvestame sellega, et Donald Trumpil on võimalus jätta meid külma kätte, jätta meid venelastele? Aga eurooplased meid selles osas aidata ei saa. Euroopas ei ole vastast Venemaale ja täna tõenäoliselt toimub Davosis midagi väga dramaatilist. Nimelt Trumpi ja Zelenski kohtumine. Või toimub see homme, ma täpselt ei tea. Kus Trump kavatseb Zelenskile öelda, sa teed kas nii, nagu ma sulle ütlen, või sa jääd üksinda. Ja sind keegi ei ole võimeline nii aitama nagu meie. Nii et meie tahame siis nüüd jääda üksinda. Ma tean, et Reformierakonna loosung on ju olnud ei kunagi enam üksi, aga te töötate ju selle nimel, et me ainsa suur jõuga, kes meid tegelikult toetada ja kaitsta saaks, sellega tülli läheksime ja see meid üksi jätaks. Ja see on see dilemma koht. Te võite väärtustest nii palju jahvatada, kui tahate. Ja mis see siis nüüd on? Öelge nüüd mustvalgel ja selgelt ära, kas me oleme Ameerikaga või me oleme Ameerika vastastega? Aitäh. Aitäh. Härra peaminister, palun. Ja aitäh, hea küsija, et ma nüüd mitu asja parandan kohe ära. Esiteks, Ukraina sai väga suure toe Euroopalt, viimaselt ülemkogul 90 miljardit ja see võimaldab Ukrainal võitlust vabaduse eest agressori vastu pidada mitu aastat. See on punkt üks. Te ütlete, et me ei suuda aidata, suudame küll väga hästi. Seda esiteks. Teiseks, erinevalt teist loete uudiseid ja pealkirju, mina aeg-ajalt ikkagi istun samas saalis nii eurooplaste kui ameeriklastega ja ameeriklaste sõnum on korduvalt olnud, et Ukraina president Volodymyr Zelenski käib Valges Majas, mitte Putin. Ehkki ma saan aru, et teie justkui üritaksite seda teistpidi näidata. Et päris nii siiski ei ole. Relva, luure, abi annab Ameerika, annab siiski Ukrainale. Seda teiseks. Kolmandaks, meie oleme Euroopa Liidus, meie huvides on tugev Euroopa Liit. Jälle tean, meil on siin erimeelsus teie mõte Riigikogus asutada Euroopa Liidust väljaastumise toetusgrupp või töörühm. Mõistan, see on teie vaade. Mina arvan, et meie huvides on tugev Euroopa, mis suudab koos tegutseda, ka julgeolekut tagada, ka erinevaid samme. Aga see ei asenda NATO-t. NATO kaitseplaanide alusel me toimetame. Meie väed, meie kaitseliinid on integreeritud NATO süsteemi. Planeerimine käib selle alusel, investeerimine käib selle alusel. Ja nagu ma juba meenutasin, siis neid samu kriitilisi ühendusi, mida venelastel või Vene varilaevastikel on aeg-ajalt kombeks tabada, valvavad NATO laevad, meie taevast valvavad NATO lennukid ja sellepärast, et liitlased teevad seda koos. Meil ei ole raha kõiki neid lennukeid ja laevu osta. Koos teeme. Meie panustame küll palju, aga meie liitlased tagavad ka meie julgeolekut ja meie ka. Nii et ma arvan, et meie tulevik liitlassuhetes on väga heas regionaalses koostöös, laiemalt selles samas NATO koostöös, mis puudutab kolmandikku, kus juhtriik on Ühendkuningriigid ja ilmselt ka laiemalt, nagu Kanada peaminister ütles, sellises samameelsete väärtuspõhiste riikide koostöös, mida Euroopas, ma arvan, teie kurvastuseks kahjuks on enamik. Ja mis arvab, ma arvan, nagu enamik arvab, et Ühendriikidega peaks hoidma võimalikult häid ja konstruktiivseid suhteid. Ja ma arvan, siia lõppu on paslik öelda, et kui keegi ütleb, et mõni valitud president lahkub,
siis vaadake, see ongi demokraatia tunnus. Igalühel on oma ametiaeg, minul on oma ametiaeg, teil on siin oma ametiaeg, kõigil on oma ametiaeg. Pärast hinnatakse tema töö kvaliteeti. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase 3. küsimuse käsitlemise.